tere, Marko! Tere! Täna siin 2. septembrikuu päeval käsipäeval hooaja eelõhtul räägime sinuga juttu, mis on tehtud, mis teoksil. Kuidas hooaja ettevalmistus on sujunud? Hooaja ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt. Võib-olla mõne kontrollmängu või kontrollturniiri oleks võib-olla võinud ideaalis veel saada. Aga iseenesest juuli lõpust oleme treeninud. Käisime turniiril Klaipedas ja mängisime ühe kontrollmängu Haatsa Tallinnaga. Haatsa Tallinnaga? Jaa, nädalat tagasi. Ei, nädal aega tagasi. Klaipedas tuli teine koht, oled rahumänguga? Ei, sinna minnes ega me nagu selles mõttes turniirile mingit eesmärki ei pannud, et nagu ikka see hooajaline turniir, et lihtsalt mängutunnetust ja kokkumängu paremaks saada ja see koht on lihtsalt niisama. Tuli lihtsalt hästi välja? Just öeldakse, ta hästi välja tuli, aga noh, eks elu näitab, kas see oli juhus või tuli ta lihtsalt hästi korras välja. Mulgid see aasta, see hooaeg löövad kaasa 4 sarjas. Jah, sul on õigus. Eurosarjas, karikasarjas ja 2 liigas, Balti liigas ja meistriliigas. Alustaksime vast euromängudest. Kuidas sa vastast tunned, tead midagi neist? Jah, euromängud on meie klubi ajal 3. kord, väga palju ei ole osalenud, aga eks seda plaani on saanud eietada nagu varasemalt ka, et lihtsalt peaks olema kellega mängida, et see oleks nagu tähtsam. Hetkel tundub selline nooremate ja vanemate kooslus nagu on saanud kokku selline, kellega võiks nagu ka mängida veel eurosarja, anda veel mängijatel selline väike lisamotivatsioon. Võib-olla, et vaadata sellele käsipallile teise pilgu otsa ja näha ka oma taset veel nagu teisest plaanist. Aga kui sa küsisid, mis ma sellest vastasest tean, siis ma tean, et nad pidasid kodus ühe korraliku turniiri, kus osales ka Soome meister Riihimägi Boks ja seal olid veel päris mitmed tugevad klubid, et mängisid suht võrdselt, et ma ei ütle, et meil nagu edasipääsuplaane ei oleks, aga kindlasti nad on päris tugev, et mängustiilist kindlasti selline Balkani maade moodi, et jõulised mängijad, iseasi kui kiired nad on. Et pilt meil nendest ees on ja üks näis. Läheks edasi selle poolaasta vast kõige järgmisema asja juurde, karikavõistlused. Esimeses karikavõistluste ringis oleme mänguvabad. On see hea või halb? Vaadates seda mängukalendrit, et kuna meil siin hakkavad erinevad liigad ja eurokarikas tuleb ja on vaja sõita ka Bosniasse seal, siis ma arvan, et sinna nende peale eurokarikat on meil kohe Balti liiga nädalavahetused, et sinna vahele veel 2 karikamängu mängida oleks ilmselgelt meil nagu paljuks läinud, et ma arvan, et selle poole pealt võib-olla nagu see isegi okei, et me pääsesime teise ringi. Nii, lähme edasi. Esimene Madin laupäeval Tapal, Balti liiga, suur liiga. Suures liigas on täna vasta 13 meeskonda. Üks lätlaste sats kukkus ära. Tead sellest midagi? Jaa, eks neil seal otseselt, et mis seal nagu juhtus, et see ei ole nagu tähtis, aga ei hakka seal spekuleerima. Aga nii ta on jah, et 5 Leedu satsi, 5 Eesti satsi ja 3 Läti satsi omavahel läbi kodus võõrsil. 12 mängu kodus, 12 võõrsil, et päris hulgi on mängu. Aga ma arvan, et liiga tase on suhteliselt ühtlane. Ma ei usu, et siin
keegi nüüd tohutult üle oleks ja keegi nagu hirmsasti maha jääb. Et sinna selle veerandfinaali kohtade peale ikka läheb, ma arvan, päris korralikult lahinguks. Möödunud aasta olime 5. See aasta on ikka soov Final Fouri mängida. Ma arvan, et alla selle ei ole mõtet nagu neid eesmärke sättida, eks näis. Loodame, et me saame selle aasta ikkagi mängida ära nii nagu peab. Et meil ei teki mingit tõrkeid, et me ei saaks kellegi mängida ja mingid mängud ära jäävad või edasi. Nii, Eesti liigas mängib ka see aasta 6 satsi. Mängitakse 4 ringi ja siis on meister selge. Jah, eks see näostele näha küsimust juba, eks seda ole varem ka arutatud, et on see hea või halb, et ma arvan, et seal on nii plussid kui miinused, et jalgpall teeb seda juba aastaid, et kui see intriig seal selgub, seal säilib nagu lõpuni seal, ma arvan, et siis on see väga hea. Kui meister selgub seal juba päris mitu vooru enne lõppu, võib-olla siis on see huvi natukene tagasihoidlikum võib juhtuda seal lõpus. Samas ta ikkagi nendele algusest peale igale mängule annab ta selle kaalu, et sa pead ikkagi keskenduma igale punktile ja ei saa minna nagu mängule. Et oodata, et millal mu nüüd kevadel play-offid tulevad, et ma proovin seal siis olla vormis. Praegu eeldab ikkagi kogu aeg igale mängule täie tõsiseks minemist. Selline küsimus veel vahele. Balti liiga ja meistriliiga mängud on erinevad, üks ühte arvestusse ja teine teise arvestusse. Just, iga mäng läheb oma liiga arvestusse, et ei ole sellist topeltpunkte nagu oli eelmine aasta. Nii, ja nüüd huvitab kõiki muidugi küsimus. Ülekanded tulevad? Ülekanded tulevad, tulevad ka euromängudest ja tulevad ka Balti liiga ja meistriliiga ja karikamängudest. Me ikka proovime ikkagi kõikidest mängudest ja ülekanded. Nii et kui mingil põhjusel saali ei jõua, siis vaatab kodus arvutist. Tahaks loota, jah. Nii, aga kuidas saali tulemisega on? Saali tulemisega on nii, et eks me käitume vastavalt Vabariigi valitsuse otsustele ja selles mõttes, et me ikkagi sooviks, et publik ikka tuleks saali. Et meil on kohe see euromäng, et see oleks väga seda toetust vaja, et käitume nii, nagu reeglid ütlevad. Kontrollime vaktsineerimistõendit. Sul oleks kas siis vastavalt 2 süsti või siis vajadusel kas ühe süstiga, et sul on see pass, dokument kaasas, kinnitad selle, et sa oled vaktsineeritud või siis oled negatiivne, teinud negatiivne, kas siis PCR, antigeeni või siis ka kiirtesti. Nii, ja esimene kodumäng Bosniaga on? Bosniaga on meil esimene kodumäng 11. september laupäeval kell 15.00. Näeme saalis. Tahaks loota. Aitäh! Aitäh!